Mul tekkis täna see teadmine, tunne ja tahe, et teha endale järgmiste nädalate jooksul korra nädalas üks kristallireiki sessioon. See, mida ma hetkel siis kaugseansina pakun. Ja alustuseks ma olin inspireeritud eile Krista lugemisest, mis ta endale tegi ja millega ma teda natukene aitasin, kus ta vaatas enda hetkeolukorda ja nii-öelda tulevikku ja siis kuidas sellest ühest olekust teise jõuda, siuke klassikaline energia muutmise viis. Ja mina panin endale see kirja selle siis, et vaadata füüsilist tasandit ja hingetasandit, et kuidagi lüüa need lahku, sest et tema lugemisest oli nii hästi näha, kuidas need olid nagu kokku põimunud ja sealt tekkiski nagu segadus. Nagu sa näed, eks ju, ma olen siin uues kodus, uues kohas, kõik on uus. Kõik, absoluutselt kõik on uus. Ja mul on päris raske olnud kohaneda selle kõigega. Ma praegu ka, mulle ei meeldi see, mida ma siit kaamerapildist näen, ma ei tunne ennast väga iseendana, ma tunnen ennast hästi suurena, mitte heas mõttes. Ja kuidagi ma tunnen, et ma ei ole oma maandust siin leidnud, aga läbi kaugseansside, mis ma olen saanud teha nüüd, kristallireiki kaugseansid, läbi selle ma olen tundnud, kuidas see on see hingetöö, mis ma tahan praegu teha. Ja ma tahan seda ka iseendale pakkuda, nii nagu ma teen, eks ju, inimesele, kes mu poole pöördub. Ma tahan teha seda praegu ka endale. Ma tahan alustada siis sellest kaardi lugemisest. Ja ma paningi sinna niimoodi, et kõige all on siis nii-öelda, ehk siis enda pool on see, et kus ma praegu olen, siis kõige üleval on, kus ma võiksin praegu olla ja vahel on siis see sild nii-öelda, et kuidas ma saan ühest seisundist teise. Ja mina kogesin seda ka niimoodi, et kus ma praegu olen, on justkui see mõistuse arvamus hetke reaalsusest. Ja kus ma võiksin olla, on tegelikkuses see reaalsus, mis mulle on hetkel kättesaadav, aga ma lihtsalt mõistusega pole seda valinud. Ma pole valinud neid tegevusi, mis nii-öelda loovad mulle selle seisundi, kus ma tegelikkusest praegu tahan olla. Ma näen oma elus praegu, et kuna kõik on nagu uus ja mul on raske olnud kohaneda, siis ma lähen tagasi mingisugusegi tuttava asja juurde, mis mul siis viimases elukohas Pärnus oli. Ja need ei ole teab mis kõige nagu toredamad harjumused. Ainus hea asi on olnud tõesti need kaugseansid, mis ma olen saanud inimestele teha praegu, kus ma olen tõesti tundnud, et nagu see on see koht, kus ma olen maandatud, kus ma olen kohal, kus ma teen seda, mida ma nagu olen loodud tegema siia. Ja ma tahan näha, millist muutust see minus loob, kui ma 4 nädalat järjest seda teen. Ja ma alustangi selle kaardi lugemisega siis ja teen seda iga kord siis, iga nädal. Lisaks siis sellele seansile. Ja ma tahan välja otsida ka, mul on ühed siuksed kunagi ammu tehtud ühed joonised, kus on nii-öelda see inimese kujutis peal, kus peale saab ära märkida plokid, mis siis seansi alguses on ja sinna siis lõpus näha need tulemused, mis ühe seansiga juba tehtud sai, avatud sai, nii et ma saan need lehed kõik sinna märkida, mul jääb siuke nagu füüsiline asi, mida siis tagantjärgi vaadata ja nagu kokkuvõtte teha. Muidugi ka visuaalselt läbi video ma saan ju näha, mis muutust see minu nii-öelda selles olekus üleni on nagu loonud. Aga praegu ma hakkasin vaatama hingetasandit ja mul on see siia välja pandud ja esimesena tuli siis, kus ma praegu olen ja see on see nii-öelda hingetasandi arvamus siis sellest, kus ma praegu olen. Ja minu jaoks on see väga täpne, sest et see on täpselt see, kuidas ma olen ennast tundnud. See mõistuses olek, mõistus nagu põleb. Ja kogu see nagu justkui ämbliku võrk seal ja muidu, eks ju, seda võib tõlgendada kui võrdlemisi head kaarti, siis hetkel siin ma tunnen, et see ongi täpselt see, et kui ma jään
nii-öelda vaikuses iseendaga, siis mu mõistus ei ole nagu hea koht, kus olla. Et ma tunnen, ma pean praegu väga palju nagu vaeva nägema ja tahet kasutama, et ennast iseendana tunda. Ja mu nahk annab ka sellest märku, mingisugused nahalööbed on välja löönud, nahk kuidagi põleb. Ja kusjuures mul praegu tuleb meelde, et see oli see, mis ma tundsin viimane kuu nüüd Pärnus elades, kus ma tundsin hästi palju kuumust, et kehas oli hästi palju kuumust. Ja nüüd ma panen tähele, et see kuumus on nagu nahal välja löönud ja kätel ka nagu ei ole väga mõnus. Jällegi siin ma tunnen nagu tegelikkuses see vastus on eks ju vaikuses olemine. See on minu jaoks kõige parem viis puhata. Aga ma näen lihtsalt praegu, kuna see kaart tuli, siis viimastele nädalatele tagasi vaadates ma näen seda, kui palju on mingid nagu default, mingid mõtteid, mingid hirme, ülemõtlemist, hästi palju ülemõtlemist, nagu mingid vanad mõttemustrid, mingid jäägid, nendest on tulnud nagu nii pinnale lihtsalt. Kuigi ma olen nagu väga teadlikult loonud omale hetkel elus siukse seisundi, kus nagu kõik on paigas, kõik on korras, mul pole actually mitte millegi pärast nagu muretseda, aga mõistus tahab tuua üles ikkagi mingisugused nagu asjad, mis tegelikult pole üldse reaalsed. Ja kus ma võiksin praegu olla hingetasand, väga huvitav jällegi. Mis mina siit näen, mis minu jaoks praegu on saadaval, on see, et astuda kõrvaltvaataja rolli. Et nii nagu ma tervendajana vaatan kõrvalt oma klienti ja teen tööd temaga koos ja energiaga mingite teemadega, on mul tegelikkuses praegu võimalus seda tegelikkuses kõrvalt vaadata, peeglist vaadata ja kõrvalt vaadata. Ja ma tunnen, et see on väga lühiajaline, see on nagu hetkeline otsus. Et ükskõik mis seisund, mida ma kogen, kas või praegu see, et ma näiteks ei tunne täna oma kehas, oma füüsilises kehas nagu hästi ennast. Ma tunnen ennast nagu paksuna, suurena. Et kui ma astun lihtsalt kõrvale ja ma vaatan seda, et ma nagu jälle kuidagi olen hakanud endale seda kaitsekihti nagu kaalu ja rasva näol nagu, et see on tuttav. Et kui mul see on ümber, kui mul see kaal ja see polster on nagu ümber, et siis mul on nagu justkui turvaline ja siis ma olen justkui nagu. Ja üks asi, mis ma täna siit aknast välja vaadates nagu tundsin, on see, et seal paikusel elades mul oli, see maja oli nagu männipuude embuses ja ma kuidagi tundsin ennast hästi kaitstuna, hästi hoituna, kuidagi hästi kookonis seal. Aga siin ma tunnen seda, et mul on hästi suured aknad, hästi nagu avar ja on kasepuud enamasti ümber. Ja ma tunnen, et need kasepuud nagu, nad ei kallista seda maja, nad ei ole mu ümber, vaid nad pigem just tõstavad nagu, kuidas ma seletan. Et kask on minu jaoks hästi naiselik energia, hästi tõstev energia. Männi energia oli minu jaoks nagu pigem, ma ei saaks öelda, kas just mees või naisenergia, aga hästi selline nagu embav ja turvaline. Aga siin on kõik justkui siuke, et tõstame ja õitseme ja särame ja kuidagi, kuna ma jagelen selle nii-öelda harjumisega, siis ma tunnen, ma just tahaks nagu olla pigem kookonis, kui et nagu avatud kogu maailmale. See on see kuidagi, kuidas ma seda kirjelda praegu. Aga kui ma seda seisundit kõrvalt vaatan, kui ma nagu astun endast kõrvale ja vaatan seda, siis ma näen, et see on lihtsalt see muutus, mis praegu toimus, oli nii mitmel tasandil. Et see ongi pannud mu süsteemi ja kuidagi nagu errorisse. Vaatame, mis sild siin vahel on. Sillaks tuli 2 kaarti. Ja sillaks tulid nagu väga controversial kaardid ja väga huvitav, eks ju, kes teab tarost, see loeb nendest kohe hoopis midagi muud välja.
aga kui mina nendega istun ja vaatan, siis minu jaoks räägivad nad seda, et see sild sellest ühest seisundist teise, mis on siis kõrvaltvaataja rolli astumine, ongi see, et ma saaksin aru, mis mänge ma iseendaga mängin. Selleks, et luua mingit võltsturvatunnet. Et mis mängu ma endaga mängin oma emotsioonidega, oma nagu, mida ma mängin oma erinevate versioonidega ja annan neile platvormi, mis tegelikult pole üldse vajalik. Et lihtsalt sellepärast, et oleks mingi võltsturvatunnet, oleks mingi võltsmugavus, ma mängin mingisuguseid stsenaariume, mingeid mänge selleks, et luua seda. Et näha nagu seda jonni, näha läbi seda jonni. Ja nagu see on selline aja viitmine, mingid kiusatused, mingi mängimine, mingi jonn, et nagu näha läbi sellest, et kuidas ma nagu raiskan tegelikult oma ressurssi, et nagu lükkan, mida ma edasi lükkan nagu hingetasandi varjumäng lihtsalt. Mind ei toeta see, kui ma seda polstrit kogun, mind ei toeta see, kui ma viidan aega. Ja asi pole ajaski, vaid asi on lihtsalt selles, et ma nagu teen ükskõik mida kui seda, mida ma tegelikult, mis mind tegelikult toetab, mis mind tegelikult aitab. Välja arvatud ainult siis, kui keegi teine palub kohalolu, abi, toetust. Ja see on täiega vana muster. Väga huvitav. Tahaks kõrvale vaadata nüüd seda füüsilist tasandit. Päris ausalt öeldes ma ei saanud alguses absoluutselt aru nendest kaartidest, mis tulid füüsilisele tasandile, sest just kui nagu mu esimene mõte oli see, et need kaardid lähevad ju tagurpidi. Et kõige all on see kaart ja kõige üleval on see. Ehk siis miks ma tegelikult peaks nagu minema sellest võimsast kohast siia. Ja nende vahele tuli selline kaart, mis ajas mind tegelikkuses nagu veel rohkem segadusse. Et nagu mis mõttes. Ja siis ma seedisin natuke, mul sai telefoni mälu vahepeal täis. Ma tegin tühjaks seda veidikene, et saaks uuesti filmida. Ja siis ma sain aru. Pealtnäha, räägime siis nüüd sellest füüsilisest tasandist, et see, kus ma praegu arvan, et ma olen. Mis on nagu, see energia on hästi maskuliine, ta on hästi enesekindel, selline nagu sihikindel. Ta teab, mis ta tahab, ta läheb, selline hästi ettevõtlik, eks ju, nagu kõik super, eks ju. Ja siis see, mis nagu praegu on, kus võiksin praegu olla, ehk mis on praegu nagu, mis reaalsus on praegu saadav. Siin on selline unistav, siin on see gloobus, eks ju, siin on siuke nagu reisimine, siin on unistamine, aga see kõik on siuke nagu akna taga, mis tegelikult on natuke seal on, eks ju, piir mingite asjade vahel. Mul klikkis paika, et tegelikkuses see seisund on minu jaoks nagu, kuidas ma enda elus olen siuksed suured kogemused, kas siis kõik siuksed mingid suuremad asjad või kogemused, see on üks ja sama, mis ma olen nagu tahtnud, kuidas ma olen need loonud. See juhtiv osa seal on see, et ma tean, mis ma tahan. Ja siin minu jaoks on see tunne, et ma arvan, et ma tean, mis see järgmine loogiline samm on, et kuidas midagi teha. Ehk siis siin on väga selline maskuliinne energia, kus ma lihtsalt lähen, aga tegelikkuses ma ei tea, mille suunas ma lähen. Ja see nagu on olnud selline muster, mida ma näen, kus see on siuke nagu varju sihikindlus. Et tegelikkuses mul ei ole seal all mingisugust motivatsiooni, nagu hingelist motivatsiooni, vaid see on juhitud nagu sellest kohast, et kuidas midagi peaks olema, kuidas peaks mingid struktuurid olema,
aga see, mis minu jaoks tegelikkuses praegu saadaval, on juhitud sellest vaatleja rollist, kus ma näen tegelikult ennast selgelt. Ma näen, milliseid takistusi ma endale loon, aga mul on olemas see nii-öelda, mul on see kompass nagu paigas, et kuhu poole mind tõmbab. Ma ei ole juhitud mõistuse struktuuridest ja mingitest manifesteerimise blueprintidest, vaid ma olen juhitud enda sisemisest kompassist selle koha pealt, et kuhu ma tunnen, et ma tahan jõuda, mida ma tahan. Ja see on nii huvitav praegu, kuidas tuleb nagu see, et justkui sellest, mis mõistusele ja mingisugusele välisele tundub õige struktuur, minule ei sobi ja see tekitab tegelikkuses keha tasandil ärevust, pinget. Ja see on väga libe tee tagasi nagu selle koha peal, kus mu hingetasand tunneb, et ta on nagu restricted või nagu illusioonide poolt tagasi hoitud. Et pigem ma usun ja ma vaatan seda varju, mida see vari ütleb, et kuidas justkui peaks olema, kuidas need loogilised järgmised sammud on, väga maskuliinne energia, kuigi tegelikkuses minu kõige suurem motivaator ja kõige suurem ja võimsam sisemine juht on see, et ma tajun ära, mis mind tõmbab ja ma ei esita küsimusi sellele tõmbele. No mul tuleb nagu pähe kõige rohkem see, et mis viimasel on jälle üles tulnud, on see, et mind tõmbab nagu Jaapani poole. Ma tahan minna sinna Reiki radadele, ma tahan kogeda ja näha nagu seda Reiki sündimise kohta või seda energeetikat või kõike seda. Ja see on see, kuhu mind nagu hingeliselt tõmbab. Ja see on mul olnud, eks ju, juba paar aastat see tõmme. Ja see tõmme on mind viinud väga nagu huvitavatesse kohtadesse iseenda sees. See tõmme on mind pannud uuesti seda maagiat avastama, neid erinevaid nüansse avastama, taas mäletama, kuidas minule meeldib reikit teha ja kuidas see minu hinge toidab ja kuidas see mind ka füüsiliselt toita saab, eks ju, elus siin. See on nagu, ma tunnen, et see on praegu eraldi nagu sügavam teema, millest rääkida, aga see lähebki kokku siin hetkel sellega, et me saame mingisuguse tõmbe, aga see tõmme ei tähenda alati seda, et nüüd kohe järgmine samm on sinna Jaapanisse minek, vaid see tähendab, et sellel teekonnal ma võin jõuda hoopis kuskile mujal, aga ma ei sea küsimusi selle koha pealt, vaid usaldan, et see, kus mind praegu tõmbab, loob mulle kõik selle, mida ma vajan, et saavutada see tunne, mis minus on juba olemas, kui ma seal Jaapanis ükskord olen. Ma loodan, et sa saad aru, mis ma mõtlen. Kõik need illusioonid, mida ma praegu siit kõrvalt vaadates näen, need on mulle väga tuttavad ja need on täiega mugavustsoon ja need on asjad, millega ma olen harjunud, et ennast nii-öelda nagu turvaliselt tunda. Aga ma saan aru, et tegelikkuses minu see sisemine kompass on hoopis teissugune, kui paljud väljapool reklaamivad. Ja see on jälle koht, kus tõmmata tähelepanu ära sellelt, kuidas keegi kuidagi midagi teeb, mis tema jaoks on toiminud, vaid ma saan aru, et minu kogemuseks praegu on oluline see, et mina tunnetan ainult enda kompassi ja teen ainult enda järgi ja see on hoopis teissugune seisund, see on hoopis teissugune motivatsioon asju teha. Et see toide edasiliikumisele tuleb hoopis mujalt. See tuleb minu seest. See ei tule sellelt, et ma panen endale mingisuguse ettevõtja sildi peale, teen ettevõtja asju, on ettevõtlik ja kõiki selliseid asju, vaid et ma teen seda oma maitsega ja oma tuumast. Ja sellega ma näen ju palju kergemini ära ka selle, mis ei ole mulle, mis ei ole mina. Mis on lihtsalt mingi toimetuleku viis,
mille jäägid kuskilt veel nii-öelda õhus on. Ja siit edasi ma tunnen, et ma lähengi nüüd sellesse reiki sessiooni. Ma pidin lausa riidid vahetama, sest ma tundsin tegelikult pärast juba nende kaardide võtmist, et see kleit oli lihtsalt mingi vana Karoliini kostüüm ja ma ei suutnud olla sellega, nii et ma olen oma koduses särgis jälle ja pärast seda sessiooni ma praegu isegi tunnen, kuidas mu hääl on nagu sügavam või valjem või kuidagi nagu tuleb kuskilt teisest kohast. See oli väga huvitav. Ma ütlen oma klientidele tihtipeale, et kui sa magama jääd vahepeal, et siis ei ole hullu. Ja ennem kui see suur vabanemine käis, ma lihtsalt mõtlesin, no ma jään magama. Iga hetk ma natuke silmad kinni panin, ma tundsin, kuidas lihtsalt ma hakkasin ära vajuma. Ja ma lasin selle lihtsalt olla, ma lasin lihtsalt energial voolata. Esimene osa oli väga suuresti puhastus. Väljapuhastus, seal mõningased energiakeskused ei töötanud just kõige paremini. Ja tavaliselt ma lõpus nagu vaatan üle ka, et mis nüüd nagu paremini läks, aga seekord ma tundsin, et kui see energia sai otsa ja see ruum nagu läks kinni, siis ma ütlesin, et okei, on kõik. Nii et ma jätsin ja usaldan. Ka see joonis, kus ma märkmeid tegin, on siin, mida ma siis võrdlen järjest oma vahel. Ja ma märkisingi siia ära täna selle, et kuidas ma tajusin, kuidas energiakeskused töötasid, kas siis suuremal või vähesel määral, eks ju. Siis märkisin ära plokid, mis mul siin olid, mis ma tundsin. Siis mul kolmas silm ja siit otsa eest nagu valutas vahepeal. Kurgus oli siuke nagu siis õlgade peal tundsin raskust ja ma saan praegu aru sellepärast, et see suur vabanemine, mis oli, ma ei tunne nagu siit enam seda. Ja väga huvitav kogemus oli see, et täna väga suuresti ma ravisin rindasid ja rindadega seonduvat. Ja rinnad on ju, nad on südamekeskuse nii-öelda nagu väljendus, südamekeskuse võimendajad ja ma kohe jõuan selleni. Kõigepealt oli siis väsimus tuleviku ees, väljendub läbi rinna, see oli esimene asi. Kurbus südamesoovide pärast, kurbus, et ei ela nii nagu tahad ja see on nagu, siit ma võiks väga pikemalt edasi rääkida, aga ma saan aru, mis see minu jaoks praegu tähendab ja see on kõige olulisem. Ja siis oli lihtsalt üleüldine kurbuse tunne nagu. Siis ma tegin kätele suurt puhastust, kätekeskusele suurt puhastust, sest et kontaktdermatiit on välja löönud uuesti ja mul on siin kätel mingisugune asi ka. Ja ma panin šungiidid käe peale, et käsi nagu päriselt detoksida. Ja seda ma tundsin väga tugevalt nagu töötamas. Tuli üles jälle see rinnas on süütunne enda südamesoovide ees. Siis tulid rinnablokid juba tugevalt välja, tundsin parem rind hakkas isegi valutama. Ja parema rind on siis parem pool, eks ju, see on hirm välise ees, hirm välismaailma tähelepanu ees. Ja ma tundsin ennast ka, et kuidas ma kogu aeg hoian ennast nagu niimoodi kaardus, et kuidagi rinnad nagu välja ei paistaks. Et nad ei püüaks nagu tähelepanu alati hästi kinni kaetud, alati kuidagi niimoodi peidetuna. Oligi siuke tunne, ma tundsin oma keha, et ma hoian ennast kogu aeg niimoodi, nagu ma tahaks oma rinnad ära peita. Siis on ka see, et ei toeta neid õigesti, ütleme siis füüsilises reaalsuses. Ei ole nagu rinnahoidjat, mis toetaks rinda õigesti nii nagu peab. Et ma ei ole sellele suurt tähelepanu pööranud, vaid lihtsalt miski, mis on mugav, aga mitte nagu pannud sinna alla võib-olla kvaliteet. Üldse see on asi nagu rinnahoidjate ostmine on mineks üks asi, mis mulle nagu alati valmistab hästi suurt ebamugavust, tüli ja siukest nagu ma ei taha üldse. Aga täna ma sain aru, et see on lihtsalt selle väljendus, et ma ei toeta ennast. Ma ei toeta ennast, et sirge seljaga olla rind nii-öelda
õige koha peal ja ees ja avatud ja et niimoodi nagu sirge seljaga ringi käia, vaid et alati see tõmbab mind kuidagi niimoodi nagu küüru. Ja see oli väga minu jaoks selline, et jõuda selle emotsionaalse juureni seal, et miks ma nii teen. Siis hakkas sealt nagu vabanema ja ma tundsin, et tee seda, mille üle sa ise uhke oled. Ehk siis tee seda, et loomupäraselt see rind nii-öelda läheb kummi ja selg läheb sirgu ja õlad lähevad taha. Et kui ma teen neid asju, mille üle mina ise uhke olen, siis loomupäraselt keha juba võtab selle hoiaku. Praegu ei taha olla ihaldatud, tahad olla peidus. Ja siis sealt edasi tuli üks väga suur asi, tuli see keha rasvumise emotsionaalse tuuma eemaldamine. Ehk siis justkui rasva eemaldamine oli väga suur osa sessioonist. Nägin, et kõht ja rasv oli seal kaitse. Et kui see kõht ja see rasv ja igal pool mujal ka see rasv on, et siis mul on häbi paks olla ja siis ma ei lähe välja ennast kellelegi näitama. Ma ei lähe ujuma, sest ma ei taha näha ennast ujumisriietes. See nagu kõik on tähelepanu blokkimis, et keegi mind jumala eest ei vaataks. Et see kaitsekilp, et kui ma hoian ennast rasvununa, suurena, paksuna, mul on ebamugav ennast vaadata, siis keegi ei vaata mind. Ja ma panin siia, ma tundsin, kuidas ma hakkasin ennast nagu peeglist vaatama, see kaart, mis seal esimesena tuli, eks ju, hingetasandi teema. Paks olles keegi ei armasta mind ja ma ei vääri seda. Therefore olen peidus ja kaitstud. Ehk siis jällegi oht armastuse ees, oht kõige selle ees. Ja siis oli väga suur vabanemine. Ma tundsin, kuidas nagu ma korraga võtsin kogu selle rasvakihi ja kogu selle ebamugavuse kihi ja ma lihtsalt panin selle tulla, ma saatsin selle tagasi puhastusse ja ma tundsin, kuidas nagu kohe olemine läks nagu sirgemaks, õlad läksid kergemaks, rinnapealne läks kõik kergemaks, mul hingata oli parem, kuidagi üleüldine olemine nagu seal veel toimetab, ma tunnen. Ja siis kõige lõppu ma võtsin huvi pärast kaarte selle kohta, et mida rinnad räägivad ja nad rääkisid High Priestess ja Eight of Cups. Kes tahab, võib seda vaadata, ma ütlen siin selle välja lihtsalt enda tuleviku mina nägemiseks. Ja see oligi nagu vabanemine. See, et emotsionaalsel tasandil ja hinge ja keha tasandi põimunud informatsioon vabaks lasta, sest et see ei ole üldse minu informatsioon, see juur läks mul jälle sinna ema kogemuste juurde. Ehk siis see ei ole üldse minu kogemus olnudki selles elus nagu. Siis keha rääkis Six of Cups ja Ten of Pentacles. Nüüd, kui nii-öelda rasv sai eemaldatud energeetilises mõttes siis. Aga sealt, eks ju, sai ka eemaldatud see vajadus binge eatida, see vajadus katta emotsioone toiduga nagu. Siis käed rääkisid, parem käsi The Fool ja vasak käsi Queen of Pentacles, mis oli väga ilus, sest et need kaardid on usaldus, alistumine, aga väga kindlalt ja sirge seljaga ja rinde ees oma siukses uhkes olekus olemine ja see on uhkus enda üle, oma keha üle, oma olemuse üle, see, kuidas oma väge, oma energiat kasutada, uhkus kõige selle üle. Ma natuke kiirustan läbi selle, aga ma tunnen, et lihtsalt ma tahan selle info saada siia välja, et nüüd integreerida ja anda see nädal endale, kus ma panen tähele, mis mu keha tasandil, suhtumise tasandil ja kõikidel nendel erinevatel tasanditel, kus ma nüüd selle seansi käigus käisin, mis seal nüüd toimub. Ja eks uuel nädalal ma siis saan näha, et mis muutus, mis on paremaks läinud, mis nüüd järgmisena pinnale tuleb. Väga põnev ja ma olen uhke enda üle, et ma praegu seda tegin. Mul oli täiega vastupanu, not gonna lie, oli vastupanu, aga ma tean, et see on oluline. Mul on vaja sellest koerasabast üle minna. Nii et tubli Karolin, et sa seda tegid. Nii et järgmise nädalani.